abi võimalustest olete teie kuulnud. 14646 ja ega pole saladus, et meie küsimuse ajend on olnud loomulikult see MMS-i skandaal, mis nüüd on aga kirinud ja nüüd on ka siis kriminaali uurimise alla jõudnud. Meil on esimene helistaja liinil. Tere! Tere päevast! Mina, Jaak Vakermann, käisin sellel Saale Kareda korraldatud uue ühiskonna loomise konverentsil, mis oli, millal ta oli? Ta oli 5. septembril. Seal ma kuulsin esimest korda sellest MMS-ist ja sellest tutvustamisest. Ja see, ma tahan lihtsalt öelda, et see tuli väga suure üllatusena, mismoodi tegelikult Tuuli Jõesaar tegi selle artikli ja mismoodi hakkas seda asja käsitlema, see erines väga sellest, mida sellel konverentsil räägiti. Konverentsil ikkagi esinesid inimesed, kes on saanud sellest positiivset abi ja nad on pöördunud viimases hädas, kui on ikkagi olnud, kas on seal siis kasvaja niisugused, juba lootusetud staadiumid või siis on väga kaua proovitud klassikalise tavameditsiiniga abi saada ja ei ole saadud. Et selles mõttes sooviks siiski, et selle asja käsitletakse objektiivsemalt, argumenteeritult ja uuriv ajakirjandus ei pea emotsioone üles nagu puhuma. Aga tänane saate teemal ja alternatiivmeditsiinist mina kukkusin kunagi õla peale ja sain rängalt kannatada mul kõõlused rebenesid sealt ja osa lihaseid vasakul käel ka kärbusid. Ja siis ma siin Turbast on pärit Viktor Birkland, tema 2 poega tegelevad Hiina meditsiiniga, Rene Birkland selle Hiina akupunktuuriga on Tao keskuses, see on seal Tuulemaa kandis. Ja ma sain temalt abi ja meie oma perearstki ütles, et lisaks sellele klassikalisele tavameditsiinile on täitsa tervitatav kasutada ka alternatiivmeditsiini. Nüüd, kui me räägime sellest MMS-ist, siis siin on soovitud teda sellest nii-öelda alternatiivmeditsiini nimekirjast välja lülitada, et see on ikkagi sarveptaanlus ja mis kõik veel. Aga samuti 2014. aastal Tohisoo kapastuudiumis esines Li Ehin ja tema rääkis psühhoteraapia niisugusest asjast, mis aitab inimesi ja jäi kõrva see, et Soome Vabariigis alternatiivmeditsiini teatud määral haigekassaga toetatakse, mida meil ei tehta, me oleme vaesed ja need on sellised isiklikud tähelepanekud ja tõepoolest sellest nõelravist ma olen saanud abi ja olen teist korda saanud abi, ka radikuliiti on vähemaks võtnud ja miks mitte siis seesamane MMS ei võiks inimesi aidata sel puhul paralleelselt, kui klassikaline meditsiin ei suuda alati aidata. Aitäh helistamast. 621 446